Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22–28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame siis, mis need kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin täiesti ootuspäraselt, kuna me oleme jaaninädalasse jõudnud. Nädal algab teil siin Sauhode 4, see on alati minu jaoks pidu olnud. Ma tõesti loodan, armsad sõnnid, et te kõik jõuate sinna mõnele jaanitulele suuremale või väiksemale. Saate seal täpselt nii palju pidutseda, kui te tahate, tantsida, laulda kaasa, inimestega juttu ajada. Et see ongi see Sauhode 4 minu jaoks on kärtsu ja mürtsuga pidu ja jaanituli peaks just täpselt see õige koht olema. Nii et väga õigel ajal tuli see kaart välja. Edasi tuleb teil siin Sauhode 7. Sauhode 7 on minu jaoks enda seisukohtade kaitsmise kaart. Ja kuna seal kõrval on mõõkade 8, see on lõksus olemise tundekaart. See on ainult tunne. Ma ei tea, kes teid sinna lõksus surub või kes teid seal ahistab või ei lase elu elada sellist, mida teie tahate. Kes teile dikteerib tingimusi, kuidas elama peab või millisel jaanitulele minema peab. Aga see lõksus olemise tunne on teil näiline. Sellepärast, et ka selle kaardi peal, selle kasside kaardi peal on näha see, et selja taga tee on vaba. Teie silmad on kinni ja köidikud on teil tegelikult lõdvad. Kui te silmad lahti teete, saate ennast köidikutest vabastada ja minna sellest olukorrast lihtsalt välja kõndida. Nii et ärge laske ennast kuhugi suruda, kus te olla ei taha. Ärge kuulake kedagi, kaitske oma seisukohti ja minge sinna ja tehke seda, mida teie tahate, mida teie hing soovib. On see sõnum minul praegu teile nende 2 kaardi peale. Ärge laske endale liiga teha ega kusagile ennast suruda. Teie ei pea kellegi käest luba küsima. Teie võite elada oma elu täpselt nii, nagu teie tahate. Edasi tuleb teil siin karikate äss. No karikate äss on minu jaoks alati olnud külluse karikas. Vaat kui te ei lase ennast mõjutada, siis tegelikult te liigute selles suunas, mis teeb teile rõõmu. Vot lähete sinna jaanitulele, kus te olla tahate. Suhtlete nende inimestega, kellega te suhelda tahate. Ja siis on see nagu see rõõm. See minu jaoks on see külluse karikas. See külluse karikas ajab üle. Ja see rõõm, mida teie tunnete, see on selline südamest tulev rõõm, tõesti, et mul on nii hea meel siin olla, mul on nii hea meel vot seda inimest näha või mis iganes teil seal see olukord on. Et see hakkab üle ajama. See rõõmu karikas hakkab lihtsalt üle ajama. Alumises reas on teil siin mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna. No tema on küll tark naine selles mõttes, et kui teil on siin olnud mingid juriidilised probleemid, mingid lepingud pole allkirjastatud, mõni projekt on alles pooleli kirjutamisega, olete kusagilt võib-olla mingeid rahasid taodelnud, olete võib-olla seal PRIA-le näiteks esitanud mingisugused avaldused ja pole saanud vastuseid, siis mõõkade kuninganna peaks ära lahendama kõik need juriidilised probleemid. Tema on väga tark naine kõikide nende asjades, tema paberimajanduses orienteerub nagu super hästi. Tema näeb igasugused konksud ka ära, et kõik lepingud saavad allkirjastatud, kõik projektid saavad ära kirjutatud. Vot selline on see mõõkade kuninganna, et tema peale võib küll kindel olla, et tee rahast ilma ei jää. Projektid leiavad rahastuse ja kõik saab tegelikult kõige paremasse korda, sellepärast mulle on see täiesti selge, sest siin kõrval kohe on müntide kuningas ja müntide kuningas ei lase mitte kellelgi nahka üle kõrvad tõmmata. Kui need koos siin toimetavad, see mõõkade kuninganna koos müntide kuninga, kes on rahaasjades niivõrd selgelt osav, kellel on eelarve nii paigas, et ta ei liiguta vasakule ega paremale ei eurot ega senti. Tema ei ole üldse, tal on raha ja ta ei ole ka kitsi, aga ta ei lähe emotsiooni ostude peale. Ta ei lase mitte kellelgi ennast ära rääkida. Et vot seda on sul nii hädasti vaja, vot ostad endale selle ja selle, ei ole niimoodi. Tema teeb eeltöö ära.
ja vaatab, mis tal täpselt vaja on. Ta uurib isegi tagasisidet, ta teeb endale kalkulatsioonid ja vaatab. Ma olen toonud selle näite, et tal läheb külmkapp katki ja ta siis läheb netti, hakkab seal kohe otsima, millist kappi tal vaja, mis energiaklassis, missuguse välja näeb, kas sügavkülm all või üldse ostan eraldi kapid 2 tükki või. Tema teeb kodus eeltöö ära ja siis ta läheb poodi ja ostab selle. Et ei lase ennast ka sellel poes oleval müügimehel kuskile kõrvale kallutada, sest tal on otsus selge. Tema teab, millist tal vaja on ja ta võtabki selle. Vot niisugune tarkus on nendel, vot nemad kahekesi kõrvuti on nagu super, nagu tiim. Et ei pea ennast lõksus olevana tundma. Teil tegelikult on küll, mille üle rõõmustada või mille eest tänulik olla. Ja viimase kaardina on teil välja tulnud siin karikate 9, mis on soovide täitumise kaart minu jaoks. Eks see jaanipäev on ju ka mingi müstiline aeg, et soovid täituvad. Kindlasti olete te soovinud suuremaid või väiksemaid soove ja universum on otsustanud, et ta hakkab neid nüüd täite viima. Need võivad olla ka tõesti kohtumised, sest me vahest tõesti igatseme väga kedagi ja tahaksime temaga kokku saada. Võib-olla pole, on mingi kontakt ära kadunud või ma ei tea, mis iganes, aga te tahaksite nagu seda inimest näha, teada, kuidas tal läheb, mis tast üldse saanud on. Need on ka ju soovid. Vot siis lähete sinna kusagile jaanitulele ja hopla, täiesti juhuslikult jooksetegi seal temaga kokku. Vot siis saate kõik oma küsimused ära küsida. Aga need võivad olla ka täiesti teistsugused soovid. Et igal juhul soovid täituvad. Vot selline lugemine tuli teile selleks nädalaks armsad sõnnid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kiitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida, aga kindlasti võite te kallid sõnnid minu kanalit endale tellida. Siis te olete kursis kõigega, mis kanalil toimub ja ka minul on uued ideed, mida teieni tuua. Lisaks tarokaartidele ja selle täiskuu ja kuu loomise energiate vaatamisele. Aitäh teile, kallid sõnnid, et te olete minuga ja tulgu teile üks imeline ja ilus jaaninädal. Kohtume järgmisel nädalal.